inimesed magavad kell 11. Issand, kui ta vastu ei võtta, ma vihkan teda veel rohkem. Mitut inimest sa oled vägistanud, et sa pead küsima oma käest, kelle käest? Huvitav küsimus, jah. Ma lihtsalt soovin sinu käest küsida, et mis sinu elus on halvasti läinud, et sa oled tundnud arvamust, et sa võid kellegile füüsiliselt vägivaldselt kallale minna? Kas sa oled peast korras või? Mul on, tegelikult ei ole. Mul on ATH ja depressioon tegelikult diagnoositud, aga küsimus ei ole üldse minus, vaata. Ja mis annab siis õiguse sulle niimoodi öösel kell 12 helistada lambist inimeste ja küsida siukseid lolli küsimusi? See ei ole loll küsimus, kui sa oled inimese käest ise vabandust palunud ja tunnistanud seda, siis ma tean, et sa oled seda teinud. Ja minu küsimus on see, et kui fucking haige sa peast oled või kui väike su munn on, et sa tunned nagu seda võimu kellegi üle. Ma lihtsalt päriselt küsin su käest inimeselt inimesele, vaata. Okei, ja mis on nagu sinul elus nagu valesti läinud, et sa sellisena käitud avalikkuse ees? Mis? Et mida sina võid kinnise ukse taha teha, see on fine, aga ma ei või sinult avalikult küsida, et miks sa tahad, miks sa oled vägistaja? No ei ole. Aga miks sa siis palud inimeste käest vabandust, et sa oled neid vägistanud? Inimeste. Et ainult ühe või? Et sa oled ainult ühte vägistanud või? Pole mitte ühtegi. Ei ole, jah. Aga tore, et sa oled mõne inimese käest nii toredaid asju saanud. Eks see asi läheb edasi. See lähebki, kindlasti läheb edasi. Ja see lähebki edasi. Ja olen nüüd nii kena ja ma ei tea, mine siis Seevaldisse. Sest et siuke asi ei ole küll normaalne, et seda mingi kell 11:30 hakkab peale tallama siukse asjaga. Okei, aga mis kell võib vägistajalt küsida, miks sa oled vägistaja? Ei taha vastata. See on kurb tegelikult. See on väga kurb. Küsin uuesti. Vaata, ta on mu telefoni salvestatud värdjas vägistaja. Proovime uuesti. Katse 2. Ma arvan, et enam ei taha rääkida muga. Mul tõesti peaks olema rohkem ajakirjaniku tase, et ma peaks mõtlema küsimused enne välja. Ja, ma ei taha. Tuleb ajakirjandust õppima. Huvitav, mis ta Adre on? Muisu! Jätkub järgmises episoodis. Su perse tundub nii suur selle nurga alt. On või? Jaa, täiega. Nagu juice'iga. Ei nagu suur. Mitte juice. Oot, sul oleks nagu särk tagurpidi seljas. Mul ongi see tagurpidi. Pane õiget pidi siis. Muisu! It's a Pornhub moment. Minuga räägid, kellega siis? Ei, minuga. Mul on 1000 muidusid, kõik on ülakorrusel ja ma kutsun nüüd. Mis sa muisu karjud? Nüüd hakkab vägistama ka. Muidu ma sain selle vägistaja telefoni otsa, on. Ta ütles, et ma pean Seevaldisse pöörduma. Et sa peaksid Seevaldisse pöörduma? Ja et kui ma helistan peale 12, siis ma peaks Seevaldisse pöörduma, sest et ükski normaalne inimene ei küsi küsimusi vägistamise kohta peale 12. Ai, noh. Märten on nagu mingi... Ei no, loomulikult ma panen siia ette ja taha, ta pani turu ära. Muidugi paned ära. Aga miks ta vastu ei võtta rohkem? Muidugi te ei võta. Mul võidab see kurdi nimi talle pandud siin. Värdjas vägistaja.
ta lubas, et see asi läheb edasi. Hallo, noh , räägi edasi . kas värdjas vägistaja kuule? Ma lihtsalt , kas üritad , üle olete tõmbanud ennast kell 12 öösel või ? mis Milles? läksu selle 12 öösega oled kuradi printsess , kuradi hirme kirjale . tööd erinevad sinust , noh . küsimus , et kust sa võtad 100% tõeseks , et inimene on kedagi väkistanud , on faktipõhilised kusagil kirjas , on politseisse avaldus tehtud või ? issand jumal , kas sind pekstakse ka või ? ei , ta ei ole mitte kunagi mulle kätt külge pannud , ta ei ole mitte kunagi mind vägistanud , ta ei ole mitte kunagi mu peale häält isegi tõstnud . ta on minu vastu väga hoolitsev , väga muretsev inimene . ta on mulle alati toeks olnud . kuidamoodi saab olla niimoodi , et inimene valetab teile , annab teile valet infot ja siis süüdistab seda asjast , mida ta teinud pole . kui on faktipõhilised , sa ei tea mitte midagi asjadest , mis teie elus minevikus toimus . et sul on see poiss ju . ei . aga miks sa arvad , et ma temast räägin ? sellepärast see on ainuke inimene , kellega sa temast saab rääkida . see on ainuke inimene , keda ta vägistanud on või ? see on ainuke , ei , ta ei ole vägistanud teda , tema on ainuke inimene , kes Oota, oota , kuule , aga minu küsimus on see , et kui sa ei ole teda kunagi vägistanud , siis miks mul on voice record , kuidas sa ütled talle , et sa vabandad tema ees , kui , et sa teda vägistasid ? ma mitte ei vabanda , ma vägistasin , vaid ma vabandasin , et ma nii tegin tol korral , mis ei olnud mitte vägistamine , vaid see oli arusaamatus mõlema poolelt . mis see arusaamatus , mis mängisid omavahel . vägistaja , nii , siis ei ole siin midagi rääkida . kui seda ära ei lõpeta , siis läheb avaldus politseisse , et sa lihtsalt kell 12 . oh my god , ja politsei ilmselt plaksutab käsi 12 öösel , see on kõige suurem fucking kriminaalne kuradi kuritegu , mida nad kuulnud on peale fucking vägistamise . lein oma kana edasi , ole vait , noh . oo , fänn . ta oli hea kana . ta oli parim , üks parimatest . see oli natuke üle piiri minek . vabandust tõesti , ma läksin üle piiri . aga Lein teeb oma töö vahel kerda . oma töö . kas te suudlete või ? lõpetage ära . ma tahan magama minna , sellepärast kutsusite mind siia alla . kell 12 öösel tahad magama minna . konkreetselt , ma helistan politseisse kas või sa saad aru , kui sa kell peale 12 helistad politseisse , nad on mingi holy shit , peale We are 12 . sleeping . ei , Andrei ütles , et mul on vaese inimese vetsupaber . see on õudne , see läheb välja nagu sealt otse keerapaberivabirikust need toote ülejäägid . ma ei saa aru , mis vetsupaberit sul on vaja , et perset nagu mitte sellist , mis nagu on nagu liivapaber . võib-olla sul on endal perses midagi valesti . ei ole . tulge kaasa , ma näitan teile . Welcome to my crib . oodake . nii , oota , ma ei tea , kas ma julgen filmi , mis ma siin on ? käisin üks päev , ma käisin väljakutsel ühes kohas . põlevas majas , kus kõik olid surnud ja vetsupaber oli ikka parem või ? aga seal oli niimoodi , et nagu seal olid noh , inimesed , kes teevad tööd , siuksed nagu olid surnud. töömehed onju . ei , nad surnud ei olnud , nad olid elus . põles kõrval olev objekt ja siis , no see oli ikka nagu töömehed onju . räägi kiiremini ausalt . mis mu vetsupaberil viga on ? näita näitan siin teile . kohe . vaadake . see on nagu halli värvi . Nagu Jesus Christ , mis parunessiga ma tegemist teen ? hall , see on , katsuge seda . kraabib . see ei kraabi , Andra . küll . mis sul toimub , et sa nii tundetu oled ? vaadake , seda on isegi näha siit struktuurist , et see kraabib . vaadake , kraabib . ausalt , okei selles suhtes , see on nüüd viimane kord , kui te Andrat näete Ei ole. selles vlogis , sest et Andra , ei , see sa ei ole , pea , muretsege , sa pead muretsege . hüsteeriliselt naerma , aga Andra tuleb välja , on meil siin uus rikas , kellel on kuradi kullast . on , mis sul on , mul on normaalne vetsupaber . mis sellel vetsupaberil , mis sul viga on , Andra ? mul ei ole , aga su vetsupaberil on viga .
Kas ma pean kutsuma haige vägistaja vaadake või? 500 000 eurot lamp on ja 600 000 eurot maksvad jõuluvalgustid, köök. Mitte ükski nendest summadest ei ole õige. kuusk 540 000. 540 000, tõesti, see kuusk oli 540 000. 760 000 koos varustusega 900 000. Kogu see siin kõik. 4 miljonit. 400 000, 4 miljonit, 400 000. Õues on veel, seda ma ei näita, sest see oleks liiga... See oleks liig. Mis sa sööd? Ma tahtsin öelda, et oli, mis oli, aga nüüd sööme krevette ja sülti ja saia. Ja sült on mingi 3 nädalat vana. On või? Oleme vaadanud. 2012, nii et see kõlbab küll veel, sööme ära. Krevette. Sa tilgutad seda, Andra, sa tilgutad seda literaal õli iga fucking poole. Miks sa siis suud lahti ei tee? Andra, vaata. Aga vaata, kui sa paned pluusid õiget pidi selga, siis seda pole isegi näha. Andra, see on mu diivanil ju. Ei, rohkem pluusil. See on mu literaal See on diivan. ülivähe. Töö, Andra. Ma kohe söön, kui sa oled lõpetanud. Kas sa soovid veel? Issand, sul nagu nipud lekiks. Kas ma võin ka ajaamsi võtta vahepeal või? võitlus on kotis või? No super, siis saame minna. Nii, tere hommikust. Mina käisin jälle Tallinna Raamatu trükikojas, võtsin ühe kasti veel juurde, sellepärast, et emal on raamatut vaja, vanaisa tahab raamatut kindlasti, siis sõbrad, meil on täna sõpradega ma tulin TV3 majas on siis söökla, aga ma ei ole kunagi seda nii tühjana näinud. Mõtlesin, et kui ma siin juba olen, siis ma võin ühe sooja toidu ka kiiresti ära süüa. Muidu läheb poolde päeva kell ja siis teab, mida jälle sööb. Küll see Emerald Parfume'i kott maitseb hästi. Jumal rahuliku näoga pitsutab seda. Miks te seda teete, mu küsimus? Janes ja Karvi. Päevakangelane. Oi meit. Oi meit. Me tõime puuri siia tuppa nüüd hommikul, Marju tahtis, aga neil on süüa, neil on tegelikult nad kõik ära söönud siin, jah. Ringutasin oma kassi lihtsalt. Mis siis? See jäi peale sulle? Kahjuks mitte. Ringutasin oma kassi. Jah, solgutasin, et oleks mõnus. Kas sul on midagi viga? Jaa. Nii, teeme väikse loputuse. Ei ole, aga muud varianti ei ole. Ei ole, jah. Pelju läheb Viljandisse ja... Sul vist ongi siin esimeses vagunis ka, on ju? Nii, ja nüüd ei ole muud kui ruttu koju, piduriided selga, sest meil on täna sõpradega dinner, meie jõuludinner. Ja selleks me läheme Mususse. Me panime Mususse pika laua, sest me alguses mõtlesime, meil tuleb nii palju inimesi, me lihtsalt ei mahu kõik koju ära ja oleks pidanud hakkama mingid ekstra toole, ekstra laudu, mida iganes veel otsima kuskilt. Aga nüüd saame ilusti Mususse minna. Ma olen nii tänulik sellest, et Kristel ja Eerik nüüd sinna vastu võtavad niimoodi. Me nüüd oleme otsapidi oma jõuludinneril. Näeme välja väga fancy'd. Vaadake, ilusat naist. No kas siin jälle? Oled. Nii, vaata.
no vaadake nüüd meie lauda. Ütelge, kas meil on sõpru või meil ei ole sõpru. No mina selles mõttes hakkan lugema. Usu, ma unustasin oma. Oota, ei, nii, noh. Aga väga kihvt. Ja ikka väga ilus tehtud see laud meil siia. Sellepärast me esimese siin olimegi. Meil on üks näljane on seltskonnas. Meeldib see malju, see nagu see robustne. Hambad kohe külge. õhtutäht. Tere. Ma tahtsin just seda kommenteerida, et siin on inimestel kõigil väga lõbus, välja arvatud kõikidel teistel, kes siin restoranis on, sest meie laud on siuke, nagu me oleme rääkinud. Viimane jutt oli see näiteks, et Tarvit õpetati kehalise tunnist suhu võtma. et hinga nina kaudu välja. Sa pead mõtlema, Seda järgi. asja ja teed. Content tuleb siis, kui kellelgi tuleb lihtsam on see, Filmid valet pidi, vlog on teistpidi. ma ei saa seda filmidesse, et vaata nii ei jää üldseni. Ma ei jäta võib-olla Ühesõnaga, selline imelik vlog oligi täna, aga mõned päevad ongi imelikud. Ja siis ega siin suurt midagi pole, homme on reede, homme toon mina pisikesed lapsed Pärnust siia, siis hakkab varsti jõulunädal, lastel hakkab koolivaheaeg. Ma olen ka siin. Ma tean, et sa oled. Ma lihtsalt tahtsin ennast teatavaks teha. Aga midagi tarka Ei, mul ei ole midagi öelda. Sellepärast ma enda peale hoidsingi kaamerat. Jube uni on ainult. Ja, aga sa võidki magama jääda. Joosu-moosu on minu. Nagu te videost siis nägite, siis on arusaadav, miks Maljul on uni. Ta on tänase päeva tegelikult hibernated, ennast kogunud. Aga sõpru oli tore näha, sain raamatuid mõndadele jagada ja siis muud polegi. Nii et tšau, paka. Lubadus on, et järgnevatel päevadel on äkki sisutihedamad vlogid. Aga äkki ei ole. Aga äkki ei ole. Bye. Kes meil koisuus on? Väike joosu-moosu, väike joosu, nii abis.